tere! Täna räägime Euroopa Liidu palga läbipaistvusest. Räägime sellest uuest direktiivist. Mitte uuest, vanast direktiivist. Aga lihtsalt sellest teemast räägime. Euroopa Liit liigub jälle ühe väga ilusa loosungi ümber, et võrdne palk võrdse töö eest. Nagu alati, pabereid kõlab see muidugi suurepäraselt ja siis oleks selle vastu sellele, et inimesed saaksid sama töö eest õiglast tasu. See on täpselt selline lause, mille vastu võitlemine kõlab juba iseenesest kahtlasena. Umbes nagu oleksid sa korraga ebavõrdsuse, ebaõigluse ja halvasti koostatud pressiteate vastu. Aga nagu selliste asjadega tihti juhtub, on probleem detailides ja eriti selles, mida tähendab sama töö. Sest väga lihtsal tasemel võivad kaks inimest teha pealt näha sama asja, aga tulemus ei ole sama. Võtame kuidas nüüd nimetati, mingi meistri prantsuse koka, Michelini koka, mitte ühe, vaid 2 tähega, 3 tähega, 2 tähega Michelin, prantsuse Michelini kokk, kes nagu võib võtta tavaliselt mingisugused toidu koostisosad ja võib nendest teha mingisugust meistriteose. Mina näiteks võin võtta samas mingisugused maailma kõige parimad lihatükid, maailma kõige parimad need tööriistad, kastmed ja soussid ja nii edasi. Ja sellest kõigest mina meistriteost ei tee. Ilmselt mina kõrvetan selle liha ümber. Ühesõnaga, mina teen sellest heast lihatükist ilmselt mingisuguse talla. Ja tehniliselt me nagu mõlemad tegime süüa, aga meil on sama väärtust. Ma arvan, et keegi ei ole selle mõtte vastu, et Michelini 2 tähega Michelini kokk teeb süüa palju paremini kui tavaline keskmine inimene. Või isegi kokk, kes on seal mingisugune aasta 2 töötanud kuskil vahetale. Saate aru erinevusest. Ja see ongi kogu vaidluse tuum. Et formaalne tegevus võib olla sama, ametinimetus võib olla sama, töökiirendus võib olla sama, aga inimese oskus, tootlikkus, kogemus, otsustusvõime, kontaktid on ka väga tähtis. Mitte koka puhul, tegelikult koka puhul ka, kus saada parimaid need värskeid tooteid, mul läheb nii eestikeelsed sõnad. Värsket toitu, koostisosas. Pluss veel kiirus ja kvaliteet võivad olla täiesti erinevad. Ja kui süsteem hakkab neid erinevusi tasandama ainult selle pärast, et paberil näeb töö välja sarnane, siis ei teki õiglus, tekib nii-öelda ühtlustumine. Ja need on 2 väga erinevat asja. Miks see nagu on oluline? See teema ei ole ainult palganumbritest. See on palju laiem küsimus sellest, kuidas Euroopa majandus tegelikult toimib. Kas me ehitame süsteemi, mis premeerib pädevust, tulemust ja konkurentsi, või ehitame süsteemi, kus ettevõte kardab maksta parimale inimesele rohkem, sest see võib avada ukse vaidlustele, kaebustele, audititele, õiguskuludele ja lõpututele põhjendamistele, miks nad kellelegi maksavad rohkem ja kellelegi maksavad vähem. Jumal hoidku, kui see, kellele nad maksavad rohkem, on mees ja kellele nad vähem maksavad, on naine. See toob omakorda erinevaid põhjendusi ja probleeme. Ametlikult räägitakse siin õigusest ja läbipaistvusest, praktikas võib aga tulemuseks olla palga kompressioon sisuliselt. Tipud ei saa enam nii palju rohkem, sest neid on ettevõttel lihtsalt liiga tülikas eraldi hinnata, eraldi palka maksta. Ja kui nii-öelda tippu, ehk siis kõige paremad töötajad ei saa premeerida, siis need kõige paremad töötajad lähevad sinna, kus saab. Mis üldjuhul Euroopa puhul on see Ameerika.
miks te arvate, miks meil ühtki head normaalset ettevõtet ei ole ja kõik parimad ja suurimad ettevõtted on Ameerikas? Igal asjal on oma põhjus. Pluss veel neid põhjuseid võib mitte olla. Aga jah, see ei ole nagu väga keeruline mehhanism. See on nagu lihtne turg, millele on lisatud piisavalt palju bürokraatiat. Et keegi lõpuks lihtsalt ei viitsi enam riskida. Räägime natuke kapitalismist, konkurentsist ja nii-öelda ebamugavast inimloomusest. Kapitalismi üks ebamugav, aga üsna praktiline mõte on see, et ta võtab inimese isekuse, ütleme niimoodi, auahnuse ja konkurentsisoovi ning suunab selle tootlikkusse. Inimesed tahavad rohkem teenida, selleks nad pingutavad, õpivad, spetsialiseeruvad, võtavad riske, arendavad oskusi ja proovivad teistest paremad olla. See ei ole alati ilus. Ja, see ei kõla nii-öelda pehmes seminariruumis väga soojalt, aga see on see, mis töötab. On see, mis on. Kui inimene teab, et suurem oskus ja parem tulemus võivad tähendada suuremat palka, siis tal on põhjus paremaks saada. Kui ta aga teab, et süsteem surub kõik ühte kitsasse palgavahemikku, sest erinevusi on liiga keeruline põhjendada, siis muutub ka motivatsioon. Ja see on koht, kus ilus võrdsuse loosung võib hakata tootma vastupidist tulemust. Mitte rohkem õiglust, vaid vähem konkurentsi. Mitte rohkem väärtust, vaid vähem põhjust väärtust luua. Mida nagu Euroopa Liit tegelikult tahab teha? Ja siin tuleb teha üks oluline tähtsustus. Kui vaadata seda ideed ainult pinnapealselt, siis palga läbipaistvus ei ole iseenesest halb mõte. Tegelikult on sellel täiesti arusaadav probleem, mida üritatakse lahendada. Tööintervjuul küsitakse inimestelt tihti, kui palju selle töö eest palka soovite. Ja see küsimus on kandidaadi jaoks sageli lõks. Ettevõttel võib olla juba peas vahemik, mida ta on nõus maksma. See on näiteks 2000 kuni 6000 eurot. Personali osakond teab, kui palju nad on valmis maksma. Ettevõte teab oma eelarvet, turu olukorda ja teisi kandidaate. Neil on nagu palju rohkem infot, mille järgi erinevad otsusi teha. Kandidaat aga sageli ei tea, mis on tegelik vahemik. Kui ta ütleb liiga vähe, võib ettevõtte talle maksta vähem. Isegi kui ta oleks olnud valmis rohkem maksma, kui kandidaat ütleb nagu liiga palju, võib ta töö kaotada kandidaadile, kes küsib vähem. Need võivad olla samad kogemused ja lihtsalt üks küsib vähem, siis see, kes vähem küsib, see võetakse tööle. Ehk siis läbirääkimistel ei ole pooled tegelikult nagu võrdses positsioonis. Ettevõttel on rohkem infot ja ta saab seda enda kasutada. Ja selles mõttes on täiesti arusaadav, miks palga läbipaistvuse idee võib inimestele meeldida. Kui tööpakkumises on palgavahemik juba ette näha, siis ei pea inimene pimedas kubama. See sobib pressiteatesse ja ausalt öeldes sobib see osaliselt ka päris ellu. Probleem algab sealt, mida see süsteem teeb pärast. Palga läbipaistvuse teine pool. Palgakompressioon. Kui palgad muutuvad läbipaistvamaks, siis muutub ettevõtte jaoks riskantsemaks maksta mõnele inimesele oluliselt rohkem kui teisele. Ja mõnes mõttes, mitte mõnes mõttes, aga sisuliselt on see meie kultuurisüsteem probleem ja süü. Sest me oleme loonud sellise keskkonna, kus me hoolime rohkem võrdsusest kui sellest, et pädevad inimesed saaksid vastavalt tasustatud. Aga võite minuga mitte nõustuda. Aga vahetame. Oletame, et ettevõte leiab erakordselt hea programmeerija. Mitte lihtsalt korraliku töötaja, vaid kellegi, kelle oskused, kogemused ja kontaktid on päriselt haruldased. Ütleme, et
sellise inimese väärtus võiks olla 6000 eurot kuus. Ma ei tea päris palku programmeeritud, aga näite puhul 6000 eurot kuus. Samal ajal, kui sama ametinimetusega keskmine töötaja saab 3000. Turuloogika järgi peaks ettevõttel olema võimalus talle rohkem maksta. Aga nüüd tuleb risk. Kui ettevõte maksab talle rohkem, võivad teised küsida, miks tema saab 6000 ja mina 3000. Kui meil on sama ametinimetus, kas see ei ole võrdse töö eest ebavõrdne palk? Ja isegi kui ettevõttel on tegelikult hea põhjus, tal tuleb seda hakata tõestama kirjalikult, süsteemselt, auditis, võib-olla ka kohtus. Vähemalt konsultandi ees, kes selgitab, kuidas õigesti riske maandada. Ettevõtte vaatenurgast tekib väga lihtne arvutus. Kas ühe erakordselt hea inimese palkamine on väärt seda, et tuhanded teised töötajad, sajad, ütleme väiksema ettevõtte puhul, hakkavad palgavõrdsust nõudma. Ja väga sageli on vastus ei. Ja nii ei tõsteta lage, selle asemel surutakse tipud ja parimad töötajad kuskile keskele koos teistega. Ja see on palgakompressioon. Ametlikult on kõik võrdsed, praktikas saavad parimad vähem põhjust jääda sellesse ettevõttesse ja tavaliselt liiguvad mujale. Kes siis tegelikult sellest võidab? Ja siin tuleb mängu üks Euroopa poliitika korduv muster. Kui luuakse uus regulatsioon, siis avalikult räägitakse õiglusest, läbipaistvusest ja töötajate kaitsmisest. Aga väga sageli võidavad kõige rohkem need, kellel on raha, juristid, personaliosakonnad ja konsultandid. Suur korporatsioon saab uue süsteemiga hakkama. Ta palkab endale auditifirma, ta tellib palgakaardistused, ta loob ametikohtade klassifikatsioonid, ta kirjutab igasuguseid protseduure, ta maksab konsultantidele, kes ütleb, milline on õige palk ja milline erinevus vajab eraldi põhjendamist. Väikeettevõte seda nii lihtsalt ei tee. Tema jaoks on iga uus nõue uus kulu. Iga uus raport on aeg, mida ei kulutatud toote arendamisele, müügile, kliendile või kasvule. Iga uus õigusrisk on põhjus mitte palgata, mitte eksperimenteerida ja mitte riskida. Nii tekib jälle olukord, kus regulatsioon, mis ametlikult kaitseb inimest, aitab praktikas neid, kes on juba suured ja sisse töötanud. Suur ettevõte kannatab bürokraatia ära. Väike ettevõte ei saa sellega hakkama. Või siis muutub väga raskeks. Igasuguste uute seaduste järgimine. Paberil on õiglus, praktikas on turule sisenemise barjäär. Nagu ikka, väga euroopalik lahendus. Ja siis räägime konsultantidest ja personali osakonnast. Selliste regulatsioonide ümber tekib peaaegu alati eraldi tööstusharu. Keegi peab tegema auditeid, keegi peab koostama palgavahemikud, keegi peab klassifitseerima töökoha, keegi peab kirjutama põhjendused, miks üks inimene saab rohkem kui teine. Keegi peab hindama, kas ettevõte on piisavalt läbipaistev. Keegi peab soovitama, kuidas vähendada kohtuvaidluste riski. Ja muidugi, keegi esitab selle kõige eest arve. Siit tekib kummaline olukord. Turu asemel hakkavad järjest rohkem palgataset kujundama konsultandid, personalisüsteemid ja riskimaanduse eksperdid. Kui üks konsultatsioonifirma teenindab 10 ettevõtteid ja annab kõigile sisuliselt sama soovituse, et selle ametikoha palk peaks olema näiteks 3000 kuni 3500, siis tekib väga vaikselt selline standardiseeritud turg. Kui mitte mingisugune kartellitaoline ole. Aga mitte loomulikult konkurentsil põhinev turg. Pigem
administratiivne turg, kus kõik üritavad olla turvalises vahemikus. Ja see vähendab töötaja võimalust kasutada oma oskust ja kogemust parima pakkumise või toote tegemiseks. Eriti siis, kui ta on päriselt üle keskmise töötaja. Massist parem. Keskmise töötaja jaoks võib see tunduda mugav. Väga hea töötaja jaoks võib see olla põhjus lahkuda ettevõttest või riigist või Euroopa Liidust. Jah, mis siis juhtub nagu parimate töötajatega? Kui Euroopa ettevõte ei saa või ei taha erakordselt head inimest turutingimustel premeerida, siis inimene ei kaara, ta lihtsalt läheb mujale. Nagu ma ütlesin korduvalt, see mujal teine koht on Ameerika. Või töötab mõnele Ameerika heaks nii-öelda eemalt. Ta võib olla ta võib füüsiliselt olla Euroopas, aga teeb nii-öelda kaugtööd Ameerika ettevõtte jaoks. Või valib mõne muu turu, kus tema oskust väärtustatakse rohkem ja kus palga erinevus ei muutu kohe nii-öelda administratiivseks probleemiks. Siin on tähtis, et siin ei ole nagu vaja idealiseerida Ameerikat. USA ei ole mingi puhas vabaturu paradiis. Ka seal on see ka majandus, omad regulatsioonid, omad absurdsused. Aga võrreldes Euroopa Liiduga paistab vähemalt selles argumendis, et seal ei karistata pädevust samal määral. Kui inimene on väga hea, siis tema küsimus on lihtne. Miks? Väga hea, pädev. Kui ta on mega pädev. Miks ta peab jääma süsteemi, kus tema väärtused nagu tunnustamine tekitab ettevõttele probleeme? Lennukid on olemas, internet on olemas, rahvusvaheline tööturg on olemas ja kui Euroopa teeb kompetentsetele inimestele elu ebamugavaks, siis ei maksa üllatuda, kui need samad inimesed liiguvad sinna, kus nad saavad rohkem raha. Mis meil veel on? Räägime sooline palgalõhe ja bürokraatia loogika. Üks osa sellest nagu arutelust puudutab ka nagu soolist palgalõhe. Euroopa Liit, ma räägin järgmises videost soolisest palgalõhest rohkem. Euroopa Liit tahab, et ettevõtted oleksid selles osas nagu läbipaistvamad. Jällegi, ametlikud mõte on aru saada, et kuskil on süsteemne erinevus, siis peaks seda nägema ja selgitama. Ja siin tuleb mängu tänapäevas bürokraatia absurdsus. Kui õiguslikud kategooriad muutuvad järjest olulisemaks ja samal ajal järjest paindlikumaks, siis hakkavad inimesed paratamatult küsima, kuidas süsteem tegelikult käitub. Kui seadus, personalipoliitika ja hüvitised sõltuvad sellest, millisesse kategooriasse inimene ametlikult kuulub, siis osa inimesi hakkab neid kategooriaid vaatama mitte nii-öelda identiteedi, vaid tiimuli kaudu. Ma räägin näiteks siin, millest ma ütlen seda, ma räägin seda, et kui meil hakkab Euroopas järjest rohkem see igasugune identiteedipoliitika ja soolist pealesurumine. Ma ei oska öelda, kuidas seda paremini öelda. Põhimõtteliselt see, kui luuakse seadusi, mis premeerivad transsoolisi, annavad neile rohkem võimalusi ning samas luuakse seadusi, kus sul on võimalik ennast kuulutada transsooliseks lihtsalt niimoodi, et sa kirjutad mingisuguse paberile alla, paned oma allkirja ja nüüd ütled näiteks, et mina olen naine. Oled mees, kirjutad paberile alla, ütled, et mina olen naine. Ja nüüd riik peab sinusse suhtuma kui naisesse ning sulle rakenduvad antud hüved, mis on naistele.
mõnes riigis on see varem pension, mõnes riigis on näiteks sõjaväest nii-öelda naistel, mõnedes riikides ei ole nagu kohustust sõjaväkke minna naistel. Ja selle teema kohta on olnud juba uudiseid Rootsis, Saksamaal, kus olid mingid tublid onud, kes ütlesid, et nad on naised ja keegi läks varem pensile ja keegi sai mingit teist hüve, ma ei mäleta, mis seal oli. Et mis ma tahan öelda? Ma unustasin ära, mis ma tahtsin öelda. Ühesõnaga, tahtsin ma öelda seda, et kasutage kõiki võimalusi, mis teile antakse. Kui kirjutatakse lolle seadusi, mida teil on võimalik ära kasutada, et saada paremaid tingimusi elus, mingit raha või mingisugust abi, ehk seda. Sest te ei tee mitte midagi seadust vastast. Kui seadused on rollid kirjutatud, siis see ei ole teie süü. Aga jah. Jah, et kui need seadused, personapoliitika või hüvitised sõltuvad sellest, millised kategooriasse inimene ametlik kuulub, on need mehed, naised, transsoolised, muud hingelised ja kõik niimoodi, siis osa inimesi hakkab neid kategooriad vaatama mitte identiteedi, vaid stiimuli kaudu. Nagu ma ütlesin, kasutage kõiki seadusi enda jaoks. Saaksite maksimaalselt hüvesi. See ei tähenda, et kõik seda hakkavad tegema, see ei tähenda, et kogu teema taandub sellele, aga see näitab ühte laiemat probleemi. Kui bürokraatia loob kategooriaid, millel on erinevad nagu praktilised tagajärjed, siis ei saa teeselda, et keegi neid kunagi nagu strateegiliselt ei kasuta. Kui süsteem muudab reegleid, siis eks mõni inimene hakkab uute reeglite järgi mängima, et endale paremat elu saada. Ja siis on muidugi ametnikud kõik üllatunud, et paberi peal nad tahtsid just asja, aga said päriselt. Aga lähme edasi. Ma räägin sellest teemast hiljem. Nii. Ja see kõik, mis ma ennem rääkisin, sobitub siis laiemasse mustrisse. Euroopa Liit võtab tihti vastu reegleid, mis paberil nagu kaitsevad inimest, tarbijat, töötajat või nagu avalikku huvi, aga kõrvalmõjuna muudavad need nagu innovatsiooni ja uute ettevõtete kasvu raskemaks. Suur, vana ja juba turul olev ettevõte saab uute regulatsioonidega hakkama. Ta on selleks ehitatud, ta on juba valmis, ta on juba tugev, töötav ettevõte. Tal on omad juristid, tal on igasugused vastavuskontrollid, lobistid ja personaliosakond. Uus ettevõte peab samal ajal hakkama, samal ajal kui leiutab oma toodet, leiab endale uusi kliente, kui ta peab nagu palkama inimesi ja veel täitma järjest paisuvat erinevate nõuete ja regulatsioonide nimekirja. Tema ei saa sellega nii hästi hakkama. Tal tekivad probleemid, raskused. Ja siis imestame, miks Euroopa Liidul ei ole oma päriselt mingisugust globaalset internetiplatvormi nagu YouTube või Twitter, mis nagu oleks populaarne ja kasutatav mis oleks maailmaturu edukas. Ja praegu tulevad igasugused seal uudised, et kantslased midagi teevad ja Euroopa Komisjon ja kõik teised üritavad Microsoftist ära minna ja nii edasi. Jah, okei, arusaadav, aga kus te ennem olite? Miks on üldse see olukord tekkinud? Täiesti kamagaks kõigil. Aga nüüd saab ilusaid postitusi teha. Ja kui näiteks mõni alternatiivne platvorm või väiksem tegija hakkabki ettevõte hakkab tekkima, siis jõuab regulatiivne surve sageli enne kohale, kui
selle ettevõtte skaleerimisvõimekus. ettevõte oli minu arust Parler, midagi oli veel, mingi 2 ettevõtet meil oli, üks oli sakslaste oma vist, üks oli inglaste oma. Aga regulatsioonide tõttu nad minu arust kas panid kinni või kolisid Euroopast välja. Aga noh, see ei tähenda, et nagu kogu see teema, et noh, see ei tähenda, et see internet peaks olema mingi seadusteta metsik lääs. Aga see tähendab, et iga uus nõue peab arvestada ka sellega, kellele see tegelikult nagu jõukohane on. Sest kui iga reegel on väikestele ettevõttele raskel ja suurtele talutav, siis ei ole vaja öelda, et me kaitseme konkurentsi. Ainukene asi, mis me kaitseme, on selle turu lukustamist. Et uued töötajad ei saaks, ettevõtted ei saaks meile tulla, vaid vanad need töötaksid ja noh, selle kõige juures on kõige suurem küsimus lihtne. Kuidas peaks nagu Euroopa sellisel viisil nagu maailma majanduses konkureerima? Kui teised piirkonnad võimaldavad kiiret kasvu, suuremat palgapaindlikkust ja paremat tasu talentidele, samal ajal kui Euroopa lisab järjest rohkem kihte erinevad auditeid, aruandlust ja juriidilist riski, siis tulemus ei ole nagu väga müstiline. Sa ei saa ennast lõplikult õiglasemaks reguleerida ja samal ajal oodata, et oled dünaamilisem, innovaatilisem ja konkurentsivõimelisem. Mingil hetkel kohtuvad loosung ja reaalsus. Ja reaalsus küsib, kes selle kõik kinni maksab. Ja siin tekib veel üks nii-öelda ebamugav küsimus. Kui me räägime palga läbipaistvusest, võrdse töö eest võrdse tasu maksmisest ja õiglasest palgavahemikust, kõik väga ilus, kõik väga hea, siis millal me räägime Euroopa Liidu poliitikute ja ametnike enda palgatasemest. Kui tavalisele töötajale öeldakse, et palk peab mahutama mingisugusesse mõistlikusse vahemikku, siis milline täpselt on see töö, mis õigustab Euroopa Parlamendi liikme ja kui siis kõrge euroametniku väga kõrget tasu. Mis on nagu vastavuse mõõduk, milline on neil see tulemuslikkuse mõõdik, milline konkurents seal üldse on, millal küsitakse sama rangelt, kas nende töö väärtus vastab nende palgale. Millegipärast jõuavad need küsimused harvem ametlikku arutelusse. Väga huvitav kokkusattumus. Peaaegu nagu oleks süsteemil parem teisi reguleerida, kui iseennast reguleerida. Aga jah, Euroopa palkatöö on ka auditeerimisküsimused. Kui mõni päriselt näiteks euroskeptiline poliitiline jõud tahaks Euroopa Liitu tõsiselt suurestada, siis võib-olla ei oleks kõige tõhusam loosung kohe nagu Euroopa Liidust lahkumine või migrandid koju või mida iganes, vaid võib-olla kõige mõistlikum oleks sihukesel poliitilisel jõul näiteks tõstatada Euroopa Liidu auditeerimisteema. Et kuhu täpselt läheb maksumaksja raha, millised organisatsioonid saavad rahastust, millised meediaprojektid, mittetulundusühingud, konsultandid, programmid ja võrgustikud elavad Euroopa rahastuse najal. Mis on nende väljund, mida nad tegelikult toodavad ja kui keegi on auditi vastu, siis miks? Ma ei räägi seda, et automaatselt kõik on nagu valesti, aga avaliku raha puhul peaks kodanikul olema õigus küsida, kuhu see raha liigub. Eriti siis, kui sama süsteem nõuab erasektorilt järjest rohkem läbipaistvust, aruandlust ja põhjendusi. Läbipaistvus on väga tore põhimõte. Seda võiks kasutada ka nii-öelda Euroopa Komisjonis ja liidus. Oluline on öelda, et kogu see palga läbipaistvuse idee ei ole iseenesest nagu rumal.
töötajal on tõesti sageli vähem infot kui palgaläbirääkimised võivad olla ebavõrdsed. Ettevõtted võivad kasutada, kuidas ma ütlen, info asümmeetriat enda kasuks. Ehk neil on rohkem infot, meil on vähem infot. Ja läbipaistvus võib mõnes olukorras parandada nii-öelda inimese positsiooni. See on nagu päris probleem, aga poliitika kvaliteeti ei mõõdeta ainult selle järgi, kas ta tuvastab päris probleemi. Seda mõõdetakse ka selle järgi, millise mehhanismiga ta probleemi lahendab ja milliseid kõrvalmõjusid ta tekib. Kui lahendused vähendavad paremate töötajate premeerimist, kasvatab vastavuskulusi, auditikulusi, tugevdab suuri korporatsioone, kasvatab konsultatsioonitööstust ja teeb väikestele ettevõtetele elu raskemaks, siis ei piisa sellest, et kavatsus oli ilus. Kavatsused on odavad, tagajärjed on kallid. Sisuliselt niimoodi te võite vaadata kõiki poliitilisi loosungeid. Kuidas nad probleemi lahendavad? Ja millised on tagajärjed? Aga jah, liigume lõpu poole ja selle teema nagu keskne probleem ei ole ainult võrdne palk võrdse töö eest. Keskne probleem on see, et Euroopa poliitika kipub järjest sagedamini segama aga sassi ajama. 2 asja. Õiglus ja ühtlustamine. Õiglus tähendaks seda, et inimest koheldakse ausalt. Info ei ole täielikult ühel poolel ja samas on nagu võimalik premeerida paremat tulemust. Info puhul ma mõtlen seda, et nii ettevõttel kui ka inimesel, kes tahab tööle minna, on nii-öelda selline võrdsem kogus infot. Näiteks võib olla lihtsalt teha, ma tean, teha ametlik statistika inimestelt, kui palju nad palka saavad. Konkreetne amet ja konkreetne palk. Jah, seal tekivad omad probleemid, aga vähemalt võtame nagu selle kohustuse ettevõtetelt ära. Aga jah, ühtlustamine tähendab seda, et nagu räägime edasi. Ühtlustamine tähendab seda, et erinevusi kardetakse nii palju, et surutakse administratiivsemalt kogu palga vahemik kitsamaks. Ja kui sa surud nagu need erinevused liiga kitsaks, ühtlaseks, siis sa ei saa enam nii-öelda pädevust piisavalt premeerida. Kui sa ei premeeri pädevust, siis pädevus liigub mujale. Kui pädevus liigub mujale, siis jäävad alles küll raportid, auditid, konsultandid ja ilusad loosid. Nagu alati ametlikult kõik kontrolli all. Mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab uut plaani. Euroopa suur küsimus ei ole see, kas me suudame kirjutada veel ühe õiglase kõlaga reegli. Seda me oskame suurepäraselt. Küsimus on see, kas me suudame luua süsteemi, kus töö, oskus ja tulemus loevad päriselt rohkem kui vorm, kategooria ja vastavusdokumendid. Sest kui vastus on ei, siis ei pea me väga kaua imestama, miks ettevõtted kasvavad mujal, talendid liiguvad mujale ja Euroopa muutub järjest rohkem hästi reguleeritud muuseumiks. Korralikuks, puhtaks, väga põhimõttekindlaks muuseumiks. Aga ikkagi muuseumiks. Ma arvan, et aitab küll.